Jou, ühesõnaga, meil oli sotsiaalmeedias konkurss, mida te kõik nägite, kui te followte meid Instagramis Drift Team või siis Facebookis Michael Motorsport. Ehk siis konkurss oli lihtne, otsime oma tiimi uusi liikmeid. Üks on siis videomonteerija ja filmija ja teine on siis mehaanik, abimehaanik. Võime teile öelda, et see video, mida te nüüd näete, on monteeritud meie uue monteerija poolt. Ma ei tea, see kuidagi jäi meil see viimane Pikernik üritas monteerimata ja siis me otsustasime, et me kasutamegi seda selleks eesmärgiks, et näha, kuidas uus monteerija suudab klippe asju kokku panna. Suhteliselt raske ülesanne, ma võiks öelda. Keegi, kes täiesti võõrad klipid peab kokku panema, kes võib-olla ei ole isegi driftiga seotud, nii et tase oli üpris kõva, kes meile kandideeris, kokku oli 5 inimest ja lõpuks jäi siis kandikule meile 2 inimest alles ja me valisime hetkel enda monteerijaks siis Mark-Erik Tölti. Aplaus! Ja üks teine inimene, siis kellega me võtsime ka ühendust, kes siis ilmselt hakkab meil ka hooajal abis käima, sest tema käsi oli ka väga hea ja tundus, et ta tundub väga süke driftimisest asjast, nii et anname ka talle võimaluse meie tiimis nii-öelda osaleda. Seega jaa, peale seda minu klippi siis tuleb monteeritud video võitja poolt. Võite kindlasti kommentaariumis teada anda, kuidas arvate, mis võiks natuke võib-olla teistmoodi olla, millised videosid tahaksite uuel hooajal rohkem näha. Kindlasti hakkab nüüd varsti Nissani contenti rohkem kiiremini peale jooksma, sest et nüüd on uus monteerija, see on tema põhiülesanne ja ilmselt tuleb rohkem videosi, nii et võite kommentaariumisse kirjutada, et millisel päeval näiteks tahaksite videosi saada ja nii edasi, nii et proovime ka areneda paremuse suunas, anda inimesele võimaluse, et saab ka ennast fine-tune'ida nii-öelda meiega vastavaks teha, nii et ma arvan, et tulevad päris kõvad videod. Ja mehaanikute poole pealt niimoodi, et abikäsi on meil pakutud. Põhimõtteliselt oleme ikkagi siukse pealise mehaaniku otsimisel veel, kellel oleks kindlasti ülikõva nii-öelda tehnikaalane teadmine, ehk siis mitte ainult see, et uusi esinduspilli oskab teha, vaid nagu ka siuksed projektiautosi ja nii-öelda see auto tuleb endale selgeks õppida. Nüüd on meil ka Nissan vaja selgeks õppida, mina ka näiteks pean selle auto pulkadeks võtma nii-öelda sillad ja siuksed asjad, et saada sellest nii-öelda leida need kiirteed, kuidas kiiresti asju vahetada ja edasi. Aga sellest kõigest tulevikus. Nii et kui kellelgi on veel huvi mehaaniku kohale, siis võite võtta meiega ühendust ja seniks nautige meie uue monteerija videot. Like, share, subscribe ja värgid-särgid. Lõpus. Ciao! Maybe then you'll know that I was never one. I'm gonna be the one for another one. I don't wanna feel you tonight. Lars, kas sa tahad tutvustada meie uut mehaanikut või? Meil on tiimi uusim liige siin. Martin Ojaspee, aplaus! Meil on Inglismaal pöörtööjõudu ostetud. Ta oli leedukas, kes läks Inglismaale tööle, siis tuli Eestimaale, nüüd on Riias tööl hoopis. Ei, ma sain aru, et ma saan pärast selle trelli endal lihtsalt. Ma võtan see külmik endale. Meil on hommikune remonditöökoda siin. Teeme jäljed on mulle värvitud, kuna me panen teised väljad ette koos ratastega, siis meil ei tahtnud platsi peal ilusti minna. Siis meil ongi selline keskkaitsete tööriistade kokku tuleksin, teeme mingit tööd, vaikselt lihvime velgi. Niisugune huvitav töö, mida tavaliselt ilmselt driftil taga ei tehta, mingite velgede lihvimine, aga me ikka teeme. Jaa. Aga saab hommikuks soojaks, selline mõnus soe sisse. Ei pea kakaod, kohvi, teed jooma. Nautige.
ongi teise pikkusega, paneme erakonna poole teise. Kus siksivõti on? Bussis, seal siseküljega. Nii, ühesõnaga istume hetkel X5-s, sest et 3-sega ei saa sõita driftiautoga. Ikka õnnetus juhtus, ma ei tea, vaadake, Karmel paneb selle video selle auto kohta. Michael läks esimeses selles sabaklipis, läks eest ära hooga, siis vastane üritas talle järgmises poole vahetuses korralikult järgi tulistada rämeda hooga. Michael, ma ei tea, mille pärast oli sirge seal, just käiguvahetusi tulnud välja. Ma teen trenni, jah. Ja siis tagumine pani Michael sisse, mille tulemusena ta lendas enda autoga saba ees vastu seina. Ehk siis meil on selle tulemusel ülemine ööts on kõver, alumine kaika kinnitusosa ja pooltelg on sodi. Esivelg on sodi. Esivelg on ka sodi ja kõik on sodi. Kõik on katki. Minu auto 2 korda on katki. Ühesõnaga, nüüd meil on siin üks hea sõber on kõrval, tema eesti keelt ei räägi. He can only speak English and Latvian. Say something in Latvian. No. You don't need Latvian language in your video, I think. We have Latvian followers, maybe they will understand. Yes, something to the Latvian fans. Ühesõnaga, nüüd me sõidame selle tüübi juhendusel nende garaaži. Neil peaks mingid asjad olemas olema, et saame äkki vajaliku kätte sealt. Et saaks veel homme trenni ja palju sõita, et täna õnneks oli ka ainult trennipäev, et sellega enam-vähem nagu vedas, et meil ei jäänud võistlus veel nagu pooleli. Saame kõik vajalikud asjad kätte, üritame alla panna ja siis äkki homme trenni, kvalli ja esimesele kohale. Ühesõnaga saime tagasi ilusti paika, rattad on paigas, panime Piira driftiimist Ojast ja aitas meid oma sõbraga silta paika panna. Siis Maike läks prooviringile, et proovida, kuidas auto toimib. Ees oli ratas natukene viltu, saime seal ka kokku jookse keeratud. Aga vaatame siia alla. Ära muretse, võtta küpsist. Lasta täis. Ühesõnaga, kui ta läks rehve soojendama, et prooviringi teha, siis see jumlakas siin all, mis on see muna kinnitus, murdus ära küljes. Ja meil on uut vaja, ma ei tea, kus nad leiavad seda, äkki leiab. Need vist peaks eraldi saama, kui meil on vaja see vana poltsi eest ära saada, munakas välja, siis uuesti kinni panna, siis äkki saab uuesti seda autogi näiteks täis. Ilmselt sellepärast oli kokkujooks oli ka valesti siin esiratast. Eks peab uuesti lahku keerama, vaatame. Tal on üle näitab elama. 7 millit. Tere! Hommikust. Saime eile siis auto kokku. Punnitab, ma ei saa rääkida. Ühesõnaga saime eile siis auto kokku tänu siin erinevatele tiimidele, sest drift nagu ikka on niisugune abivalmis ala, kõik aitavad üksteist. Vampira aitas meil teha silda, kohalike NN no-name driftersite käest saime tagumised ülemised õõtsad koos amortidega, siis alumise reguleeritava kaika. Velgi meil õnneks oli, see läks ka puruks. Tänu siis sellele kontaktile, mis meil eile seal oli ja tänu sellele me lendasime betoon seina. Siis saime eile teada, et saab prooviringi teha, lappasime kiiresti auto kokku, kõik asjad said korda, sild sai tehtud, läksin rehve soojendama. Mõtlesin, et peab proovima ikkagi, et kuidas auto on ja ühesõnaga keerasin neid rattaid seal ja siis esirehvi soojendades läks juhipoolse Wisewabi õõtsa sillatala külge minev polt puruks. Siis tellisime buksiiri, buksiir tuli, tõimid boksi, leidsime pea üles, võtsime õõtsa lahti, lõime vana polti välja, hakkasime uut polti otsima Wicewabist, Tarmo käest uurisime, tema läks AGK-sse anda, aga õnneks oli raja peal
Cherry Misselsi drifttiimil oli ka olemas Bolt, ehk siis aitäh neile ka. Ostsime neilt Bolti, saime otsa sisse, nüüd on otsa all küljes ja nüüd tehakse sillast endi. Ehk siis põhimõtteliselt eile me kordagi rada läbi sõita ei saanud, siis me alles panime rada paika ja siis juhtus avarii ja siis rohkem me sõita ei saanud. Ehk siis põhimõtteliselt täna on tund aega trenni, nii et 2 tunniga või 2 ringiga peame saama rajapaika. Ja siis on kvalifikatsioon kohe järgi, nii et back to the roots. Eelmine hooaeg me põhimõtteliselt kogu aeg sõitsime nii. Sõitsime 2 ringi, remontisime 2 tundi, siis läksime järgmine päev trenni, sõitsime 2 ringi ja siis saime kolli. Aga saame hakkama, proovime. 4. peame tulema, vahetame 3. lõpukurvi ja läbi. Easy! Viņam arī otro vērtēšo zonu paņem un pietojās. Viņš arī ļoti skaisti sienai Michael Railjan pabrauc taisni, liela kļūt no viņa puses, tikmēr Bāriņš neko nezina par to, kas notiek aizmugurē un nobrauc stabili līdz galam. Railjan pa priekšu, Bāriņš seko, Bāriņam ļoti liels pārsvars pēc pirmā brauciena, jānobrauc vienkārši stabili šobrīd aizmugurē, Michael Railjan ar samērā mazu leņķi un caur iekšpeli. Bāriņš korpusu šobrīd atpaliek un nokļūdās. Railjan izbrauc ārpus trases, piedzīvo vēl vienu avāriju. Tikmēr Bāriņš ļoti tuvu pie sienas un izdodās viņam arī sakoncentrēties un neiehlidot Kuna tribüüne pole pandud, siis ma chillin puu otsas, et seda näha rada rahulikult. I owe you a trip, cause me and you, we got a thing. My sunshine state, hair curly like a string. Just a big ol' ooh, smile, that's about all you gotta bring.